Tervist! Mina olen Eve Juurik. Ma ei ole mõnda aega palvetanud Jumala sõna sinu üle. Ja täna ma otsustasin, et ma uuesti võtan ja palvetan Jumala sõna sinu üle sellest raamatust Palved Jumala sõnast. Aga ma alustan kõigepealt sellest, et miks me üldse palvetame Jumala sõna, milleks see on oluline. Ja ma soovin lõpetada seekord palvetega meie maa ja rahva eest, mida me võime igal ajal võtta ja üheskoos palvetada. Kui sul on see raamat, palveta minuga kaasa. Kui ei ole, palveta südames ikkagi minuga kaasa. Teised palved, mida ma täna soovin palvetada su üle, on Jumala plaan sinu elu jaoks ja tarkuse ja ilmutuse palved. Seega kõigepealt, miks me palvetame Jumala sõna? Roomlastele 10:17 ütleb, niisiis tuleb usk kuulmisest, mida räägitakse ja mida kuuldakse, tuleb Kristuse kuulutamise kaudu. Heebrealastele 11:1 piibli laiendatud tõlkest on tohutult võimas kirjakoht ja see ütleb, nüüd usk on kindlus, omandi õigust tõestav dokument nende asjade kohta, mida me loodame, olles tõestus asjadest, mida me ei näe, ja veendumus nende tõelisusest. Usk tajub tõelise faktina seda, mida meeltele ei ole ilmutatud. Heebrealastele 4:12 ütleb, sest sõna, mille Jumal kõneleb, on elav ja täis väge, muutes selle aktiivseks, operatiivseks, andes sellele energia ja muutes selle efektiivseks. See on teravam kui ükski kaheterane mõõk, tungides läbi ja eraldades eluhinguse, hinge ja igavese vaimu, liikmed ja üdi me olemuse kõige sügavamast loomusest, paljastades ja sõeludes ja analüüsides ja hinnates me südame mõtteid ja eesmärke. Jumala sõna aitab meil teha vahet vaimu ja hinge vahel, mis on muidu suhteliselt keeruline. Ja miks me palvetame? Roomlastele 4:17 piibli laiendatud tõlkest ütleb, räägi olematutest asjadest, mida Jumal on ette kuulutanud ja tõotanud, nii nagu need oleksid juba olemas. See on tohutult võimas. Räägi olematutest asjadest, mida Jumal on ette kuulutanud ja tõotanud, nii nagu need oleksid juba olemas. Ehk siis ära räägi oma probleemist, vaid räägi oma probleemile Jumala sõna. Ära räägi oma hiiglaslikest mägedest või hiiglastest sinu elus, vaid räägi nendele mägedele, räägi nendele hiiglastele. Räägi olematutest asjadest, mida Jumal on ette kuulutanud ja tõotanud, nii nagu need oleksid juba olemas. Mitte tulevikus, vaid kuna Jumal on neid tõotanud, siis on need juba vaimus täielikult olemas ja vaimus on need tõotused juba meie omad. Seega räägi nendest asjadest, nagu need oleksid juba olemas. Amen. Ja ma alustan ja ma palvetan sinu üle kõigepealt tarkuse, ilmutuse ja Jumala tundmise palved. Võta need vastu. Isa, ma palun praegu, et sa annad igale kuulajale tarkuse ja ilmutuse vaimu, et tema südamesilmad võiks olla avatud sinu sõna müsteeriumidele ja saladustele, et ta võiks sind tunda sügavalt ja isiklikult, et ta võiks mõista, mis lootus see on, milleks sa teda oled kutsunud ja mis on sinu ülimalt suur vägi tema sees ja tema heaks, kes usub. See sama vägi, mille abil sa tõstsid Kristuse üles surnuist ning panid ta istuma oma paremale käele taevastes paikades.
palju kõrgemale kõigist valitsustest ja autoriteetidest ja vägedest ja võimudest ning kõrgemale igast nimest ja kõrgemale igast tiitlist nii selles kui tulevases maailmas ja ajastus. Isa, ma palun, et sa annad igale kuulajale oma auhiilguse rikkalikust varaaidast saada püha vaimu läbi tugevdatud ja kinnitatud Kristuse ülestõusmise väega seespidise inimese poolest. Isa, täida iga kuulaja hing praegu Kristuse ülestõusmise väega ja tervenda iga kuulaja hingehaavad. Isa, ma tänan sind, et Kristus elab usu kaudu iga kuulaja südames ja ma palun, Isa, et iga kuulaja võiks tõeliselt tunda, praktiliselt, isikliku kogemuse kaudu Kristuse armastust, mis ületab kaugelt tühipalja teadmise, millest puudub kogemus. Ma palun, et iga kuulaja võiks praegu saada täielikult läbi immutatud, Isa, sinu armastuse poolt. Isa, ma palun, et su armastus voolab praegu iga kuulaja üle, nõnda et ta mitte ainult ei tea sinu armastuse kohta oma mõistuses, vaid ta reaalselt tunneb, kuidas sinu armastus täidab teda. Et ta võiks olla läbi terve oma olemuse täidetud kogu sinu täiusega, Isand. Et tal võiks olla jumaliku kohalolu kõige rikkalikum mõõt ja ta võiks olla osa ihust, mis on täielikult täidetud sinuga elava Jumalaga ja sinu poolt üle ujutatud. Isa, ma palun, et iga kuulaja võiks olla ülevoolavalt täidetud sügava ja selge arusaamise ja tunnetusega sinu täiuslikust tahtest oma elu jaoks ning täidetud kõige vaimuliku tarkusega, et ta võiks mõista sinu viise ja eesmärke. Isa, ma palun, et iga kuulaja võiks elada ning käituda selliselt, mis on sulle, Isand, meelepärane, tuues täielikult au sinule ning kandes head vilja kõiges, mida ta teeb ja kasvades järjepidevalt sinu isiklikumas tunnetuses ja tundmises. Isa, ma palun, et sa täielikult uuendad ja tugevdad iga kuulaja praegu kõige väega vastavalt oma au suurusele Jeesuse nimel. Isa, ma palun, et Isanda vaim puhkab praegu iga kuulaja peal, tarkuse ja mõistmise vaim, nõustamise ja väevaim, tunnetuse ning austava ja sõnakuuleliku Jumala kartuse vaim. Isa, ma palun, et iga kuulaja õndsus on Isanda kartuses, et ta ei mõista kohut oma silmanägemisega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, vaid iga kuulaja mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses, sest sina oled õiglane Jumal, õiguse ja õigluse Jumal. Isa, ma palun, et iga kuulaja lööb oma suuvitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus olgu vööna tema niutäil ja ustavus põllena tema puusadel. Isa, ma palun, et sa annad igale kuulajale teadmisi ja oskusi kõiges õppimises ja tarkuses. Isa, pane iga kuulaja sisse oivalise vaimu, teadmiste ja mõistmise vaimu, selleks, et ta suudaks tõlgendada unenägusid, selgitada mõistatusi ja lahendada keerulisi probleeme. Isa, ma tänan sind, et sina tead neid mõtteid ja neid plaane, mis sul iga kuulaja jaoks valmis on pandud. Need on heaolu ja rahu, mitte kurja mõtted ja plaanid, et anda temale tulevikku ja lootuse. Isa, sina ütled igale kuulajale Jeremiia raamatus 1:5,
et enne, kui sa tema emaüsas voolisid, tundsid sa teda ja kiitsid tema heaks kui enda poolt valitud tööriista ja enne, kui ta sündis, eraldasid sina tema ja pühitsesid tema. Ta on sinu oma. Isa, ma palun praegu eriliselt, et sa ilmutad igale kuulajale seda, kui eriline tema on ja kui eriliseks sa tema lõid, kui erilised annid, oskused sa igale kuulajale andsid. Mitte ükski kuulaja, mitte üks meist ei ole parem kui teine. Isa, ilmuta meile, kui eriline on igaüks ja kui tohutult kogudus Kristuse ihu vajab igaühte meist. Isa, sina ütled Johannese evangeeliumis 10:10, et Jeesus tuli selleks, et igal kuulajal võiks olla elu ja elu ülikülluses, täies mõõdus, kuni see voolab üle. Isa, sina tõotad igale kuulajale kirjas Efeslastele 2:10, et iga kuulaja on sinu kätetöö, sinu poolt kujundatud, taas loodud Kristuses, Jeesuses, sündinud uuesti, et ta võiks teha neid häid tegusid, mis sina oled tema jaoks ette määranud, eelnevalt planeerinud, et ta võiks käia mööda sinu poolt eelnevalt valmistatud teeradu, elades seda head elu, mille sina oled tema jaoks valmis kujundanud ja valmis teinud. Isa, sina tõotad igale kuulajale laulus 34:5, et kui ta vaatab sinu peale, kui ta hoiab oma silmad sinu peal, kui ta hoiab oma mõtted sinu tõotustel, kui ta avab end pühale vaimule, siis tema särab rõõmust ja ta nägu ei saa iialgi punastama häbist ega olema segaduses. Isa, aita igal kuulajal, et mitte eales kohanduda vastavalt sellele maailmale, sellele ajastule, selle välistele pealiskaudsetele tavadele, vaid aita tal saada muudetud oma meelte uuendamise kaudu, selle uute ideaalide ja uue suhtumise kaudu, et ta võiks mõista, milline on Isand sinu hea ja vastuvõetav ja täiuslik tahe, isegi see, mis on hea ja vastuvõetav ja täiuslik, Isand sinu silmis tema elu jaoks. Isa, sinu sõna ütleb, et isegi noored minestavad ja väsivad ning välja valitud noored mehed komistavad jõuetult ja kukuvad kurnatult, kuid need, kes ootavad sind, Isand, kes otsivad sind ja loodavad sinu peale, need muutuvad ja uuendavad oma jõu ja väe. Nad tõstavad oma tiivad ja tõusevad üles sinu lähedale nagu kotkad tõusevad päikese poole. Nad jooksevad ja ei väsi, nad kõnnivad ja ei kuku ega tüdi. Isa, õpeta iga kuulajat ootama sind. Isa, sa oled kutsunud iga kuulajat kotkaks, kes liugleb sinu püha vaimu tuules. Isa, muuda iga kuulaja selleks kotkaks, kes liigub vaid sinu püha vaimu väes. Olgu iga kuulaja alati juhitud sinu püha vaimu poolt. Isa, sa oled tõotanud igale kuulajale Jeesaja 42:16, eriti neile, kes praegu ei mõista seda, kus nad on või mis nende eludes toimub. Isand, sina oled tõotanud, et sina juhid iga kuulajat kui pimedat mööda teed, mida nad ei ole tundnud. Sa suunad iga kuulajat tema jaoks tundmatuid radu pidi. Sina pöörad pimeduse tema ees valguseks ja muudad ebatasased paigad tasaseks. Need on asjad, mida sa oled tõotanud teha ja sa ei hülga teda. Isa, kuna, ja ma usun kogu südamest, et sa oled pannud oma armastuse elava Jumala peale, seetõttu, Isand, sina vabastad iga kuulaja ja Isa, see on minu palve. Isa, vabasta iga kuulaja igast pimeduse köidikust. Aseta iga kuulaja kõrgele kohale, sest ta tunneb ja mõistab sinu nime
ta tunneb isiklikult, Isand, sinu halastust, armastust ja lahkust ja ta usaldab sind ja toetub sinu peale, Isand. Ja seetõttu sina, Isand, ei hülga teda mitte iialgi. ta hüüab sinu poole, Isand, ja sina vastad talle. sa oled koos temaga raskustes ja sa vabastad tema ja austad teda. ma mõtlesin, et palvetame üheskoos ka meie rahva, meie valitsuse, meie riigi eest. ja siin raamatus ongi palve valitsuse riigi eest. Isa, me tuleme praegu iga kuulajaga sinu ette, vastavalt 1. Timoteuse 2:1-2 kirja kohale, kus sa kutsud meid üles esiti tegema palveid kõigi juhtide eest. Isa, me tõstame üheskoos sinu ette praegu Eesti valitsuse ja presidendi, kõik linnavalitsused, kohalikud omavalitsused, meie koguduste pastorid ja juhid, Riigikogu, politsei, piirivalve, Kaitseliidu, Kaitseväe, keskkonnatöötajad, meditsiinitöötajad, haridustöötajad, hooldekodude töötajad, heategevuste asutuste töötajad, tuletõrje, päästekomandod, kohtusüsteemi. me palume kõigile neile ja igale inimestele nendes üksustes Jeesuse vere ja Jumala inglite kaitset. Isa, me palume üheskoos, et sa vahetad välja kõik ebapädevad juhid pädevate, ustavate, Jumala kartlike juhtide vastu. me palume, et sa paljastad riigi ametites varjatud korruptsiooni ja raiskamise ja töötajate alavääristamise. me palume, et sa annad juhtidele, eriti valitsusele, Jumala kartlikkuse, üksmeele ja koostöövaimu, taevase tarkuse praeguses ajas liikuda ning teha õigeid otsuseid igas olukorras. tänu sulle, Isand, et meil on läbipaistev ja aus juhtimine. tänu sulle, et sinu võidmine ja õnnistus on ausate juhtide töö üle. Isa, me palume, et sa teed Eestimaal seda, mida sa tõotad Jeesaja 44:25. sina teed tühjaks valetajate tunnustähed ja muudad narrideks lausujad. sina tõrjud tagasi targad ja pöörad nende teadmised jõleduseks. Isand, sinu sõna ütleb 2. ajaraamatu 7:14. kui minu rahvas, kes kannab minu nime, alandab end, palvetab, otsib, ihaldab ja nõuab minu palet oma vajadusest ning pöördub oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ning andestan nende patu ja teen terveks nende maa. Jumal paneb vastutuse meie koguduse oma ihu peale. võtkem seda tõsiselt. Isa, me palume, et sa aitad meil, sinu rahval, tulla sinu südame juurde. õpeta meid tõeliselt tundma sind kui armastust. Isa, täida meid oma armastusega. immuta meid oma ihu, oma kogudust läbi armastusega. voolaku meist välja sinu armastus nii meie endi kui meid ümbritsevate inimeste üle, sest ainult armastus võidab kõik. Isa, me võtame selle väe ja meelevalla, mille sina meile Kristuses andnud oled, ja me kuulutame, et täituvad Jumala parimad plaanid Eestimaa ja Eesti rahva jaoks ning vaenlase iga plaan läheb luhta. me palume Eestimaale kaitset kõikvõimalikest loodusõnnetustest, katastroofidest, tänavarahutustest, terrorismist ja sõjast Jeesuse Kristuse nimel. ja deklareerime Eestimaa üle Jeesaja 60 salmi 1-5. Eestimaa tõuse. Eestimaa tõuse kõigest masendusest ja alandusest, kõigest korruptsioonist ja uhkusest ja nõidumisest, kus sind on hoitud. Raputa see endalt, tõuse uude ellu, kiirga, Eestimaa kiirga isanda auhiilgust.
sest sinu valgus on tulnud ja Isanda auhiilgus on koitnud sinu kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus katab kõiki rahvaid, kuid Isand koidab sinu kohal Eestimaa ja tema auhiilgust nähakse sinu peal ja rahvad tulevad sinu valguse juurde, Eestimaa, ja kuningad sinu tõusmise paistuse juurde. Eestimaa, tõsta oma silmad ja vaata, nad koguvad end kokku, nad tulevad sinu juurde. Eestimaa, sinu pojad tulevad kaugelt ja sinu tütreid kantakse ja imetatakse kätel. Eestimaa, siis sa näed ja särad ja sinu süda põksub ja on rõõmust ärevil Jumala väelise vabastuse tõttu. Isa, sa oled tõotanud Jeesaja 9:2, et rahvas, kes käis pimeduses, on näinud suurt valgust. Neile, kes elasid sügava pimeduse ja surmavarju maal, on säranud valgus. Isa, me täname sind, et sa särad oma valgust Eestimaa üle ja Eestimaa tuleb sinu juurde. Aamen. Ma palun Jumala õnnistust sinu üle. Ole kogu südamest õnnistatud. Kuni järgmise korrani. Amen.